lennunduse huvi oli mul noorest peast. Sõjaliin jõudis siia Eestimaa kanti tagasi, kui sakslased taganesid ja siis lendas palju lennukesi taevas ja mina vaatasin üles, et noh, proportsioonid, kuju milline on, lõikasin papist tiivad, saba, kõik niimoodi ja olin juba kuulnud ja näinud kuskil midagi piltide peal, et purilennuk on maru kerge ja siuke tehtud niimoodi. Ja noh, mis ma tegin, mastaapi midagi, võib-olla kas üks 20 või midagi taolist või 1 15, mis mastaap võis olla, papist lõikasin välja ja proovisin visata, kas lendab, ei lenda ja käisin maja katuse otsas, et kõrgemalt alla visata. Ei lenda, mis viga. Aga siis tuli järsku plahvatas, et aga lennukil on ju mootor. Et mootor on ees ja mootor on raske. Mina võtsin siis saksa pennid olid, tsinkrahast olid saksa pennid olid selle. Võtsin saksa raha ja mesilased olid meil mesilase vahaga, sulatasin sinna ette siis selle saksa pennist mootori asendaja. Ja paar korda asi läheb paremaks. Viimaks katsetasin, panin ikka seda vaha rohkem, vaha vähem ja viimaks kujuta ette lennuk laugles. Siis tekkis tõsine huvi. Siis ma tegin neid papist lennukesi. Kujutasin ennast, et kui mina istun ikka lennuki kabiinis, et oi, kui oleks ikka vahva küll. Ja kiusas mind tagasi seni kui senna maani, kus ma hakkasin päris lennukit ehitama. Siis ma olin juba palju ikka õppinud. Ega auto ehitamine veel kuidagi, aga lennuki ehitamine ei lähe niisama. Lennukit peab ehitama, kes peab tundma, õppima aerodünaamikat ja teine asi, tugevuse õpetust. Ilma selleta lennukit valmis ei saa. Mul oli tuttav insener, oli siin tehnoloog, EPT põllumajandustehnikas ja siis tema oli ka huvitatud jälle minu tegemist, sest minul oli palju kogemusi. Nendel oli teooriad küll, aga kogemusi ei olnud. Siis 2 peale mina sain tema käest siis tugevuse õpetuse nagu konsultatsiooni ja jagasin siis seal töö juures jälle, mis oma praktilisi kogemusi selle metallide tehnoloogia alal, mida mina ka ei olnud õppinud, aga mida ma olin juba sepipajast poiskest pärast oskasin karastada meislit ja nuga ja seda teist ja tagusin ise pussnugasid. Nii läks. Nii et see oli minul ju nagu juba natukene tuttav värk. Ja nii ma õppisin seda tehnoloogiat ja kõike ja pidin mõtlema, et kuidas ma teen. Jooniseid oli juba saadaval ise ehitamiste või kes ise tahavad teha midagi, et on joonised olemas. Aga vaatan ja seal materjalid, meil sihukest materjali võtta ei ole. Ma pidin kõik ise projekteerima, ise mõtlema, millest ma teen. Võtame näiteks, seal oli palju sihukest legeeritud terasest jupikesi, tükikesi vaja panna. Kus ma seda võtan? Meil oli stall 3 EPT-st võtta. Prügikastis oli neid igas paksuses plekitükke, võtta nii palju kui tahad, tee nendest ja nendest ma tegin. Nendest ma sain tehtud. Nii et ja näituseks kere juurde oli tarvis riidega katta, vanad lennukid kaeti kui riidega. Presendiga, jah. Kus mul seda presenti võtta. Mina läksin Türi poodi, ostsin pesuriied 20 meetrit seda linast pesuriied, mis oli kerge. Vaatasin, mis on õhem ja kergem. Ostsin 20 meetrit pesuriiet. Sellega ma sain katta kere ja tiivatagukosad kõik sain. Minul oli üks plekist kokku keevitatud purjepaat,
ta kandis 2-3 inimest, 2 inimest ikka kandis ja paadikäru oli ka ise tehtud. Ja see oli numbriga ja registreeritud ka. Ja tema tahtis seda omale ja mina sain selle vasta männipuitu, millest teha lennukikere kokku ja tiivad ja kõik kokku teha. Ja männipuit peab olema ilma ookseta. Oksa läbimõõt võib olla ainult 4 millimeetrit. Ja aviomänd peab olema selline, et tema ei tohi olla väga raske ega ei tohi ka väga nõrk olla. Et kui on palju aastaringisid sentimeetri kohta, siis on raske. Ja loetakse, et kõige parem on 5-7 aastaringi sentimeetri kohta. Et siis ta on siukene. Ja männipuidul tõmbetugevus aviomännil peab olema 830 kilogrammi ruutsentimeetri kohta tõmbetugevust. Ja surve on puidul väike, surve on 300 ringis. Survele ei pea nii palju vastu, palju aga tõmbele on puit on üldse tõmbele tugev. Niisugused lihtsad lennukid, mis figurlendu ei tee, nendel peab olema, ütleme 4 G-d. See tähendab 4 raskust peab välja, 4 korda tugevust peab välja kandma. Pluss 1,5 tagavaragu. Et kokku umbes seal 6 ringist tuleb see tugevus. Seal peab väga palju teadma, kui suur on selle lennuki õhus lendamise takistus, kui suur on propelleri veojõud, kui palju on mootoril jõudu. Ja minu lennukil on alguses ma proovisin, oli ka selle mootorratta mootor, 2-silindriline, see jäi nõrgaks. Nii et see ei olnud hea, aga siis ma sain siit ühe aiatraktori pealt vana Volkswagen Põrnika mootori. See oli ka igavene vana juba ja ma remontisin selle mootori ära ja hiljem siis sättisin ta siis lennuki peale. Natukene tuli seal ühte kui teist ringi teha, ta läks natuke raskemaks ka, aga sellega sain ikka, saab lennata. Aga propellerid, kuidas te selle liimpuidust või millest? Jah, see on kokku liimid. Mina tegin männipuidust, muidu tehti saarepuidust, aga sellepärast männipuidust, et vanasti ei olnud plastikut peale panna, aga nüüd, kui on klaasriide kiht on epuga peale liimitud, siis on männipuidust küll. Ja peale selle minu mootori võimsus on väike, see Volkswagen oli 1200 kuubikut. Ta umbes väiksed klapid ja küll sai surveast tõst. Mis ta võis olla umbkaudu, ma ütlen, 35 hobujõudu, mitte rohkem. Vaat siukene lennuk. Tema jookseb umbes 150 meetrit, natuke ikka vasta tuult minnakse. 150 meetrit, siis on õhus. Ja umbes, päris 70 ei ole vaja sisse ajada. Minul jäi piloodipaberid saamata, Sovetski ajal oli hõlbus saada. Minu tuttav mees Kalju Käi, tema sai kätte. Aga mina jäin järgmisesse gruppi, aga siis tuli riigipööre. Ja siis enam ei saanud. Ja pärast mõtlesin, ega paljuks ma ikka lendan, et siis pead ju kogu aja iga aasta seal seda katselennud tegema, läheb keeruliseks. Mõtlesin, saab nii ka hakkama. Kalju Käi, tema piloodipaberidega ja tema tuli mulle siis abiks, et proovib, kas lennuk üldse lendab. Kui sa ei ole enne mingisugust lendu teinud, ei ole võimalik. Ei saa. Aga siis ja ütles, et lennuk lendab hästi. Imekombel. Ma usun, et 10 korda vist küll tõusen seal Koigi lennu peal, see pikk lennuväli ka, tõusen õhku 1 meeter vast kõrgele ja jälle maandun. Jälle tulen tagasi, jälle sedasi ja järjest rohkem harjutan. Alguses ei saa pidama, läheb kaldu, ei saa kuidagi. Ja, aga kui sa selle kaldu kätte said
no ja edasi-tagasi ja jalgade all on pöördetüür ja kõik selle, seda siis saad nagu maigusoo, nagu ütelda. Ja siis viimaks mõtlesin, noh, nüüd juba läheb enam-vähem. Maandumine muidugi on kõige hullem. Õhku tõuseb iseenesest seal ju midagi. Väga õlpsasti läheb õhku. Aga maandumisel tulevad kitsed sekka ja... No sa pead õige nurga, et sa saad õige nurga all maanduda, ta peab natukene nagu tiivad hoidma, nii et seda vastu tuult. Selle kohtumisnurk suurem on ja, et ta maandub 3 punkti peale. Vaata, kui ta ka seisab, on ta ju ka natukene, tagaots on madalam ja vaat selles asandis maandumine on päris tülikas õppida. Aga pika peale saab ikka. Ja viimaks võtsin söörindu ja põrn siis üles ja lennuväljal tiiru peale. Maandusin ja Kalju suhus mul kätt, et noh, näed, läheb lendu valmis. Ja käisin ikka mõned korrad lendamas. Nii et lennata on ikka väga huvitav, kui sa saad ise pilooti mängida, see põnev. Ta kuulab sul õhus kõiksugu liigutust, mis sa iganes teed, kõik tema teeb. Sa oled nagu üks keha temaga, sa teeb kõik ja väga huvitav lennata, nii huvitav. Kui sa üle 300 meetri ei tohtinud, siis läks lennutsooni. Ja sedasi sai siis seal mitu korda käidud ja mitu korda lennatud. Oli huvitav, aga viimane lend, seda ma juba rääkisin, see toimus, siis oli Koigi lennuväeval oli mudelistide kokkutulek ka oli sellel päeval ja midagi. Ja seal oli siis tükike rahvast koos ja siis mina läksin ka siis sinna ja tegin ka siis tiiru ümber lennuvälja ja kui läksin üle nende, siis kõigutasin tiibuga nende modellenduritest üle läksin. Ja see on juba kõva piloodi tunnusmärku juba. No ja see oligi minu viimane lendamine. Siis oli 94. aasta. Siis ma olin 64-aastane. Ega ma lenduriks ei hakanud. Mina olen ikka rohkem see tehnikamees, kes neid lollusi välja mõtleb. Ja nii jäigi see lendamine sinna paika ja lennuk jäi autogaraaži seisma. Lennuk on liimitud puitsõrestik kokku kasinliimiga, nagu vanal ajal tehti. Kasinliimi mul oli saadaval, Sovetski ajal ostsin kasinliimi. Tiivad sain teha küll epoliimiga. Aga epoliim hakkas mulle nagu tervise peale ja siis selle kere tegin siis kasinliimiga kokku, nii et nii ta. Metalli on siin vähe, telik on metallist ja büloon, kus tiivad küljes, see on ka metalltorudest. Neid terasmetalltorusid ma sain tuttava. Ilmar Link oli puurilendur. Mitmekordne liidumeister. Ja, Ilmar Link ja mul hea tuttav mees. Me käisime omavahel, suhtlesin palju. Et tema hankis mulle Brenai, Leedust Brenai tehasest mõned jupid seda purilennukite ehitamise toru. Sellest ma sain siis bülooni teha ja veel mõned abiasjakesed siia külge. Lennukitega oli vanal ajal kõlpus, mul oli üks Tominga nimeline Eesti sõjaväelendur Eesti ajast. Ütles, et 12 tundi oli lennuki praktikatundi ja ülemused nägid, kes on lendur, kes ei kõlba. Ja oli kõik. Tal oli uhkesi lenduri märk veel Eesti ajast alles. Ja ta oli, siin oli, mõnda aeg oli vist vedurijuhiks, lennuki peale seda muidugi saa. Ja siis Eesti sõjaväelenne pealekauba. Hiljem oli ta vist kombinaadis õmlusmasinate mehaanik. Need lennukisi on tiiva asetust on 4 tüüpi. Alatiivaline, kesktiivaline, ületiivaline. Aga meil on pealtiivaline siin 4. See on nagu langevarju moodi juba tuletab. Väga õlpsasti on juhitav ja väga stabiilne lennata. Need seoks lennukid sobivad
tavalendamiseks, vigurlendu, need ei kõlba. Telik on ka oma tehtud, siin on siis 2 Java amorti, uued amordid Pärnus oli müügil, väga hästi töötavad. Ta maa peal väga sujuvalt rulleerub mööda lennuvälja, ei kaada eriti aukusid ega mügaraid väga hästi. Ja vaata, kui tal juba natuke kiirust on, siis tiivad juba tõstavad. Ega siis need maapealsed mügarad enam ei mõju ei avaldagi. Aga lennuväli oli ka ikka võrdlemisi sille seal koigis. Ja siin on siis see lennunduse värk on siinpool kiiruse mõõt ja siis saab pidurid vajutada. Õli on tihkeks läinud ja siit saab kallutada allapoole, ülespoole. Propellerit saab arvutada välja seda sammu. See on üks matemaatika puha. Aga kuidas seda praktiliselt teha? Teda on ka graafiliselt võimalik kujutada. Ei ole väga keeruline. Ja täpselt propellerit ei oska isegi tehased paika panna. See käib ikka natukene katseviisi. Aga selleks tehakse, jagatakse tiib osadeks, kas 10, kui suurtel lennukidel 20 osaks ja iga osa arvestatakse eraldi, sest igal osal on erisugune kiirus ja igal osal tuleb vastavalt erisugune nurk. Ja mina jagasin selle 7, aitab mulle küll väike lennuk ja pole seda nii täpselt asja vaja, siis ühe plate peale pannakse täpselt telg püsti ja siis toorik, puidust toorik sinna otsa. Ja selle plate peal, plate peal on 3 nurgad kõik valmis lõigatud, kas veneerist või plekist ja sinna kõik paika pandud. Ja siis ei ole muud kui lõika ja puhasta ja raiu ja öövelda senikaua, kui kõik mõlemad tiivad nende kolmnurksete aluste peal kandma jäävad. See võib olla sirge alus, võib olla natuke kumer ja pealmisel küljel on siis vastas kontrasabloon. Paned pealt, ta peab täpselt siis selle järele töötlema, et seda pealmist kumert pinda ka järele teha, et midagi viltu ei lähe. Seda moodi tehakse kodusel teel propellerid.